Ma olen nii õnnelik selles suhtes, et ma ei teadnud üldse, mida oma eluga teha, selles mõttes, et kui sul on teine väike laps ja kogu elu läheb siuksesse segadusse, onju. No sa ei tea üldse, mis teha, miski nagu ei toimi enam, miski ei tööta ja sa ärkad iga hommik siukse tundega, et kõik nagu ründavad sind ja sa ei tea, mida üldse enam saab üldse teha, onju. Minuga juhtus siuke imeline asi, et mulle õpetati üks asi, mis on täiesti hämmastav, mis nagu läheb minu senise selle jogasega kokku ja ma ei ole kunagi varem midagi sellist teinud ja see milleks elada, sellele küsimusele see asi vastab nagu. Ja ma ei tea, see on täiesti hämmastav, et on vastused neile küsimustele ja on lahendused ja on töötavad, toimivad lahendused, mis reaalselt töötavad. Mul ei ole sõnu lihtsalt, ma olen täiesti uue maailma võib-olla avastanud enda jaoks. Ehk siis iga hommik sa ärkad ja sa tahad nagu seda palvel lausida, ehk siis see on siuke kaval asi, et sa võtad need palvehelmed, onju, ja sa teed terve ringi seda 108 korda. Ja kogu see päeva motivatsioon, kõik on muutunud täiesti. Ma ei ole kunagi mitte midagi sellist näinud. Ehk siis mulle kingiti need helmed ja palvehelmed ja ma palvetan iga hommik ühe ringi. Nad ütlevad, et see on algatuseks, see on mingi asi, kus sa nagu arened, onju. Ja ma ei ole kunagi mitte midagi sellest ja see on täiesti nagu teine maailm. Sest minu jaoks oli probleem, et mida oma eluga üldse teha nagu. Milleks elada, mis mõttega nagu ma tahan ärgata üldse hommikul, kui kõik ründavad, onju. Aga see palve nagu see moondab selle nagu teadmisteks. Sa näed neid hingi, kes sind ründavad ja sa saad aru, kus nad on ja miks nad seal on. Ja see on täiesti hämmastav ja sul seda palvetades seda, sul sul nagu tekib see energia kehasse, tuleb otse vaimsest maailmast, spirituaalsest maailmast tuleb teadmisi nagu otse. Kogu see energiakeha nagu otse uueneb, eks ma teen seda 108 korda, üks ring iga hommik praegu. Ja see on, vaata, ma olen kõva mediteerija enne ja see on nagu mingi siuke asi, mis läheb sellega kokku nagu, et nad ütlevad, et mediteerida on liiga raske tänapäeva maailmas. Et inimesed ei oska seda, aga igaüks suudab laulda, on ju, püha nime. Ja mina ei olnud teinud seda Chapamala asja või seda palveletega püha nime kordamist. Ja see on täiesti uskumatu. See on nii vooruslik praktika ja see nagu viib edasi, sa nagu tahad neid energiat nagu muundada läbi selle palve või sa kuidagi. Ma olen seda ainult nädal aega teinud, nüüd esimene nädal ja see on täiesti uskumatu. Täiesti uskumatu. No loomulikult see käib juurde igast taimetoit ja kõik need, aga juba see üksi see, et sa võtad iga hommik selle kätte ja teed oma 15 minutit palvet, onju, iga hommik nende palvehelmestega, püha nime kordamist. See on minu jaoks täiesti, energeetilises maailmas on täiesti hämmastav muutus. See on nagu mingi asi, mida sa saad teha, et teha päeva õnnelikuks. Ma ei olnud midagi sellist näinud mitte kuskil. Mäletan, budism läks lihtsaks, see oli nagu nii lihtne, et sa nagu elad üksi ja ärkad üles, mediteerid, onju, ja päev on nii õnne täis ja nii ilus, onju. Sa lähed magama, sa mediteerid, siis ärkad üles, sa näed imeilust tund, onju, sa puhkad täielikult välja, sa ärkad hommikul üles. Sa ärkad üles, sa oled nii õnnelik, sa mediteerid, et see budism nagu läks nii lihtsaks, aga teised inimesed muutsid selle maailma nagu minu jaoks põrguks täiesti.
nagu täiesti katastroofiks tagasi. Et ma võib-olla muutusin empaatiseks või midagi ja ma ei suutnud taluda, et keegi ründab mind, onju. Ja ma ei tahtnud enam selles suhtes hommikuid teada. Ma teadsin, et iga periood, kui ma ärkan hommikul, siis see periood, selle viimased tund aega und ja see ärkamise vahel keegi nagu täiega ründab mind. Ja ma ei tahtnud ärgata enam üles hommikuti, et kui sa ärkad hommikul, et siis on see kõige magusam hetk neile meil sind rünnata. Ja nüüd mul on see hommikune see praktika, mis muudab mu päeva elamisväärseks ja õnnelikuks, on ju. Ehk siis, ja palvetamise käigus see info, kes need, ma tahaks ropendada, kes need on ju, see muutub nähtavaks, on ju. Ja ma saan aru, kes nad on, kus nad on, miks nad on, millised on nende emotsioonid, miks nad on minuga seotud, on ju. Kõik see muutub selle palvetamise käigus nähtavaks. See on vist see, millest ma tahtsin rääkida. Ma tahtsin rääkida lihtsalt sellest imelisest praktikast, aga jah, see nagu kipub minu hommikust siis virgumist mõjutama, on ju. Mul pole aimugi, on ju. Kuidas nad said siia üldse, on ju. Aga just meil on tekkinud mingil põhjusel selline nägemine siis vaimses maailmas, me näeme teiste päris elavate inimeste hingesid hingemaailmas, ma näen nagu. Osad neist ründavad mind. Päris, nad on tulnud väga lähedale, mitte heade kavatsustega, aga nüüd nad on nagu põrkunud tagasi oma isiklikuks kõrgemaks hüvanguks, oma isiklikuks arenguks. Aga neil on veel see komme või harjumus säilinud mind rünnata mõnikord, on ju. See selleks, on ju. Aga just see palvehelmestega palvetamine, et see on tõesti hämmastav, mis see teeb energiakehaka, et see häälestab meid selle superhääle imelise taimetoidu sagedusele, kus me siis elame õnnes, on ju. Et Jumala keha on Satchitananda, jah, et temal on õnnekeha, kuidas eesti keeles kõlab, et tal on õnnekeha, temal on õnnekeha, on eestikeelne tõlge või midagi sihukest, et tema on Satchitananda, on ju. Temal on õnne täis ja teadmisi täis keha. Et mingi sihuke asi tekib, on ju. Ja me nagu püüdleme ka sinna suunas, on ju. Meie eesmärk on siis olla õnnelik ja jagada seda õnnelikkust, on ju. Selles suhtes see uus hommikune praktika on tõesti super ja see on mingi asi, mida sa saad ise reaalselt teha, vaata, et ma tean mingid nõuanded, ja kui sul on halb on, siis palveta, on ju. Mis ei aita mitte midagi, on ju. Mis on nagu, sa oled endiselt samas maailmas, on ju. Aga see nagu tõstab sind järgmisse maailma, mis on nagu super, on ju. See on tõesti hea asi, jah, okei.